Ja nüüd. Nüüd on kohe algamas eelmiste aastate tagasiside põhjal üks populaarsemaid, enim positiivsete hinnanguid saanud osa, milleks on paneeldiskussioon. Ma võiks öelda, et sellel paneeldiskussioonil seekord, nagu ka eelmised korrad, osaleb Uusmaa pagunitega Kahurvägi. Need on kõik tegijad, need on kõik oma spetsialistid. Nad on kõik töökad, nad on eeskujud. Need on, kellest õppida. Kui ma ütlesin ennem, et tehke märkmeid, siis see on see koht, kus noored peavad kõik märkmeid tegema. Nimelt, väga huvitav teema on ju ka, kuidas küsida kõrgemat vahendusprotsenti. See on teema, mis puudutab absoluutselt kõiki maaklereid, sest selle vahenduse suurusest sõltub ju meie palgatšekk nii-öelda. See, mis meil lõpuks kokku tuleb. On ju öeldud, et palju küsid, vähe ei saad, palju küsid, vähe saad, vähe küsid, üldse ei saa. No kuidas selle asjaga nüüd täpselt siis on? Teeme kohe selgeks. Paneelis osalevad täna Lii Otsing, Liis Alusaar, Erki Sepa, Indrek Peedo, Margus Mölder ja paneeli juhatab Jaanus Augus. Istu siia diivani peale, ära maha istu. No näiteks. Okei, need pidid töötama, et ei ole vaja kuskil või nuppu vajutada. Töötavad? Jaa, kõik töötab. Nii. Aga super, et ma saan aru, et kergelt juba juhatati sisse, et meil on siin tõesti jälle tugevaimad lülid on siin ees, aga ma korra veel siis käin üle, et Lii siis tuleb meil Viljandist, eks, ja Viljandi büroo juhataja ning väga pikaajaline spetsialist Viljandis ning tema siis vaatab võib-olla seda raha küsimust just nagu maakonna ja väljapool Tallinna mõistes. Liis Alusaar, siis meil on täna ainult liidnaised, eks ju. Jah, ma mõtlesin, kas muidu oleks 3 Margust ka saab kokku ja on Marguseid 3 tükki siin saalis? Ei ole. Indrekuid on 3. Okei. Noh, ikka ei oleks saanud. Peab ikka olema erinevad nimed. Nii et jah, aga naised siis on meil liid ja teine liid tuleb siis meil Tallinnast ja rohkem tegeleb siis luksuskinnisvaraga ehk siis luksumist. Siis on meil selline super tehingumootor Erki Sepa siin istumas. Alati tore näha teda laval. Ja meie töökuse eeskuju Margus Mölder plussist. Ja elav legend siis Nordist, Indrek Peebo. Peedo. Kurat, kõike paned tähe. No nii, igatahes äge on teid näha ja võib-olla soojenduseks küsikski, et kuidas teil praegu läheb, et see 3. kvartal vist juba on natukene nagu äkki isegi parem või kuidas tunne on, et kuidas praegu turul läheb? Indrek? No, tõmbaks kopsud õhku täis ja räägiks midagi ilusat, et tegelikkuses tundub, et läheb hästi just sellise kallimapoolse kinnisvaraga, et kõik, mis puudutab selliseid mägede kortereid, siis on kuskile paisu taha kinni jäänud, aga eks see loogika ole, et inimesed on ju pihta saanud just nimelt seal võib-olla väiksema sissetulekuga ja sestap ei ole seda raha, seda elamispinda vahetada. Aga vähemalt neid lugusid kuulates, siis mulle tundub küll, et võiks ju minna palju positiivsemaks ja arvestades, et need hinnad on juba tegelikult alla tulnud, kust kohas saadakse neid pidevaid tõusunumbreid, mina küll seda ei tea. Et mina näen ikkagi, et need tehinguhinnad reaalsed on ikkagi sellest väljapandust madalamad ja kui sa suudad hinnastada ja pakkuda ikkagi sellist kvaliteetset nii-öelda infot selle kinnisvara kohta, ma ei taha öelda teenust, siis saad ka need tehingud tehtud. Okei. Margus, võib-olla konkreetsemaks, kuidas sul läheb? Kõigepealt aitäh kutsumast. Au on olla siin lava ees paneelis osaleda. Aitäh. Kuidas läheb? Nii ja naa. Aasta hakkas kuidagi natuke aktiivsemalt. Praegu viimased paar kuud on olnud natuke väljakutsuvam. Aga mitte midagi enneolematut, ütleme nii.
kui ma ise kinnisvaras alustasin, aasta oli 2011 ja natuke meenutab seda perioodi, et ütleme nii, et selleks, et tehinguid saada, peab ikkagi nägema vaeva, mis on ka enesest mõistetav võib-olla. Ei lähenud nii libedalt ja lühidalt öeldes see, kes viitsib teha, kes on kontoris kohal, kes vaeva näeb, tema jaoks tehingud ikkagi toimuvad täpselt samamoodi. Kuldsed sõnad. Aitäh. Erki, kuidas sul? Tervist, tänud ka minu poolt kutsumast. Ma pean nüüd Indrekule vastu rääkima, et ma ei tea, meil läheb rekordid nagu najal, et mul isiklikult aasta mõttes praegu olen oma senised eelnevad aastad kõik käibes löönud ja on rekordaasta. Eelmine kuu, täna 1. november, üle-eelmine kuu, tekitasin ka endale läbi ajaloo kõige kõrgema nagu vahendustasu ühes kuus. Ja eile lõime kontori käibed kokku siis oktoobri kuu kohta. No jälle läbi aastat kõige parem kuu. Et jah, ma olen nõus, vormistamisaeg on nagu läbi, on ju. Aga need, kes müüa oskavad, need löövad laineid. Et ma ei saa midagi paha öelda. Toimib. Väga hea, väga hea. Nii, kuidas luksuskinnisvaraga? No, mul on suur rõõm kuulda, et siin kõik on rekordite lainel, et meil ka vist oktoober oli üsna rekordkuu, aga ma ütleks jälle niimoodi, et see hästi sõltub, see on objektipõhine, et see ongi see, et mis hetkel sa siis lõpuks selle tehingu nagu teed, et see ei ole nii, et nüüd järsku, ma ei tea, juhtus midagi oktoobrikuus või septembrikuus, et midagi kuskilt läks validavalt lahti, et see pigem ongi see, et ikkagi on tehingu punumise perioodid on nii palju pikemaks läinud. Ja siis, kui sa saadki need tehingud kenasti ühte perioodi, siis on nagu väga tore, et ma ise, kui sa küsid minu käest, mul endal aasta algus oli palju tegusam. Praegu vahepeal, nii nagu Markus ütles ka, et on sellised nagu vähe rahulikumad on, mis ei tähenda, et tööd ei ole vaja teha. Et tööd sa teed nagu 2 korda või 3 korda rohkem kui eelnevatel aastatel, aga lihtsalt tehingud on keerulisemaks läinud, pikemaks, et aga tuleb. Tegelikult on nokk ülespoole, kõik on hästi. Ma saan ikkagi 3. kvartal nagu on päris paljudel ikka nokk üles, et ilmselt see intressi langus on andnud mingisuguse tõuke jällegi, et me julgemalt peale mindud. Olen õigel teel. Aga kuidas vabariigis? Et kuidas Viljandimaal läheb? Ja, tere ja tänan samamoodi kutsumast. Viljandimaal ütleks nõndamoodi, et ma ühtin tegelikult Indreku ja Margus Möldriga, et meil on ka stabiilne ja meenutab väga seda aastat, kui mina 2013 alustasin Viljandis maaklerina tegutsemist, et kõik on läinud rahulikumaks, stabiilsemaks, müügiperioodid on pikemad, aga kes teeb tööd, selle tulevad tulemused. Ja selles mõttes ühtin ma Indrekuga, et täna sa pead andma kvaliteetset informatsiooni selleks, et ostjal oleks lihtne osta. Ja kui nüüd Viljandi peale mõelda, siis meil täna müüb heas seisukorras kinnisvara. Sellised kapitaalsed remonti vajavad asjad, väga raske müüa. Väga raske. Kuidas arendusega läheb? Sul on üks arendus ka? Ja minul on üks arendus. Ma peaks ütlema, et tegelikult võib vist öelda, et läheb üsna hästi. Meil on 6. novembril nüüd 3. korteri tehing, see teeb 33% müüdavatest üksustest, ehk siis meil on 10 korteriga arendus Ilmarise tänaval, kesklinnas, rohelises piirkonnas. Et vaadake kõik ilmarisekodud.ee. No nii. Sest ma lihtsalt, miks läheb hästi, on sellepärast, et kui meil oli sarikapidu siin paar nädalat tagasi, siis arendaja ütles mulle, et tead, ma ei uskunud, et sa suveks 3 kuuga meil 2 korterit maha müüd. Ja ma ei usu, et sa suudad jõuludeks 3. maha müüa. Mul on see kõik praktiliselt tehtud. No super. No väga hea. Järgmine juba selline asisem küsimus nüüd sellel teemal, mis meil täna siin päevakorras on, et kuidas saada rohkem tasu. Et võib-olla kõigepealt räägiksite kõik, alustame siis seekord Liist, et milline on olnud sinu kõige suurem vahendus ja milline on olnud kõige suurem vahendusprotsent, ehk siis ühel poolt summa ja teiselt poolt protsent ja huvitav oleks teada, kas need ka kattusid nad või. Pigem arvan, et maakonnas ilmselt vahest tuleb küsida ka
10% enne, kui sa midagi seal müüd, aga räägi sina täpsemalt. Ma räägin Viljandi baasil. Arvestame, tegemist on väikese linnaga, kus keskmine brutopalk on 1600 natukene eurot, eks ole. Kus kinnisvara tüüpiline keskmise korteri hind on seal 50 000 ringis, natukene rohkem, kui me räägime 1-2-taolisest korterist, eks ole. Majade puhul erineb seisukorrast ja asukohast väga palju. Maakohtades mõned keerulises seisukorras majad maksavad meil 20 000 ja me vahendame neid ja me päriselt vahendame neid ja me vahendame neid 10-15% vahendusega, aga me ei ütle kliendile, et palun meie protsent on 15%, vaid me ütleme kliendile, et me ei saa teha teile madalamat vahendushinda kui see number. Sellepärast, et meil ei ole võimalik pakkuda teile kahjumiga teenust. Meil on Malle kontoris, kes teeb alati 5% lepinguid ja ta on müünud maha korteri, mis maksis 1600 eurot ja ta võttis vahendustasu 1000 eurot. Aga see oli muidugi aastaid tagasi. Notaril tekkis segadus ja helistas maaklerile ja küsis, et kas midagi on läinud sassi. Ei läinud sassi. Ja tegelikult meil on selliseid tehinguid veel. Mina ise müüsin ka maatüki, kus 33% ma võtsin vahendustasu, sest lihtsalt see maksis alla 10 000 euro. Aga meie tippvahendused ka, eks ju, need ei jää väga kõrgele, sest meil ei ole nagu väga kallist kinnisvara. Eks? Et selles mõttes minu tippvahendus jääb alla 10 000. Aru saad? Aitäh, Leid. Okei, no ma olen kindel, et minu tipptehingud on veel ees, aga siiamaani on olnud kõige suurem vahendus on kuskil sinna 30 tuuri. Ja kui protsentidest rääkida, siis on lepinguid, mis on 5%-ga, mis ei ole veel tehingusse läinud, et praegu ikkagi keskmine on selline 3,5. Et ma väga julgustan teisi ka, et see ei pea olema 2, 3, 4, 5 või siis 3, 4, 5. Aga see võib ka olla 4,2, võib olla 3,7, et lõpuks on see on ka hästi psühholoogiline, et 3,8 on kliendile natuke lihtsam alla neelata kui 4 on, et iga väike protsendipunkt ikkagi annab lõpuks selle kallimate objektide puhul üsna suure nagu summaarse vahe, et peab lihtsalt olema julgust küsida. Ma arvan, see on meie enamus, minu enda puhul on ka, et see on kuidagi raske. Et me võitleme siin meie klientide eest, et nad saaks parimaid hindasid ja siis me ise nagu tunneme jube suurt piinlikkust, kui me peame nagu enda tasu küsima. Ma arvan, et sellest peaks nagu kuidagi üle olema. Saad nii palju kui küsid, eks? Jah. Nii on, ega rohkem ei tule keegi pakkuma. Veel ei ole tulnud, et pole tule. Okei, Erki, palun. Aitäh. Ma siin mõtlen, et mul vist ei ole nagu väga palju kogemus selle kõrge protsendiga, et rääkida siin 15 ja 20%, et mul on olnud pigem sellised objektid, mis on oma hinnatasemelt olnud alati heas mõttes nii kallid või kahjuks ei saa sinna sellist protsenti panna. Aga algusaastatel eks ta kuskil 10 kanti on jäänud mõni odavam asi, mis on tulnud maha müüa. Ja kui vahendustest üldiselt rääkida, et kõige suurem vahendus, ma arvan ka, et ma ei ole nagu mingid megasuurid purakaid pannud, et 50 ja 100 000 korraga, et eks ta sinna 25 ja 30 vahele jääb. Et väga kirkaid näiteid ma ei saa tuua kahjuks praegu. Aga 10 siis? Nojah. Okei. Aitäh. No nii, osalejad on hästi valitud, meil on siin luksuskinnisvara ja odavam segment ja ma ise enda töös olen ka müünud kallimaid asju, aga põhiliselt alustasin ka tavakasutajate põhjal, eks ju, pigem odavamad korterid, et ma võib-olla täna sellest räägin ise ka natuke rohkem, eks ju. Numbri mõttes kõige suurem number jääb 20 kanti, protsendi mõttes on tulnud ette mingid garaažibokside müüke, kus protsentuaalselt ta jääb ka kuhugi 10 kanti, midagi sellist. Nii, Indrek. No alustame sellest, et tegelikult selline suurte vahendustasude küsimine on mõnes mõttes hea, et mind on ta viinud palju Eestisse rändama
et Harjumaalt välja. Ja võib-olla markantsem lugu on selline, et kus ma müüsin ühele oma toredal müüjal ära korteri ja ma hakkasin kuidagi niimoodi meeldima, et ta arvas, et minu kaudu võiks müüa kõik ülejäänud kinnisvara. Aga probleem oli selles, et ta ei asunud üldse Harjumaal. Ja siis tuli päevakorda selline tore koht nagu Järva-Jaani. Ma ei tea, kas te teate, mina olen seal omal ajal päris palju käinud, ühte suvilat näitamas ja see suvila, 21 000 saime seal kokku, väga ilus oli. Ja ma tegin kiire matemaatika peas, kui ma istusin tema vastas ja ütlesin, et tead, et 10 000 eest ma olen tõesti valmis Järva-Jaani sõitma ja selle maha müüma. Ta mõtles natukene ja ütles, et jah, teeme niimoodi. Ehk et kuskil 50+%. Ja tõele au andes mul tuli seal käia vist 2 korda. Ja iseenesest tol ajal oli see probleem, et seal on ühtegi söögi ega joogi kohta ja tanklaid ka õieti ei olnud. Et kõik pidi Tallinnast kaasa võtma, aga see sõit iseenesest oli väga vahva. Aga summa summarum vist kuskil 50 000 kanti ühed Tabasalu kinnistud, mis sai kunagi ära müüdud. Aga ma sekundeerin siin Liile, et jah, et ma loodan ka, et need on veel alles sees. Paremad ajad. Väga hea. Nii, et saime ülevaate, et tegelikult need protsendid on tõesti kõikuvad ja keegi nüüd ei rääkinud, et alla 3% oleks väga palju vahendanud. Ehk siis võib-olla edaspidi veel kuuleme. Igatahes ma küsiks nüüd nagu laiema küsimuse, et mis on need põhilised nagu kõige rohkem mõjutavad tegurid, et saada head ja kõrget tasu. Et kui vaadata nendele teguritele peale meie protsessis, meie vahendusprotsessis, et mis need võiksid olla, et äkki Margus alustab? Ma arvan, et 2 kõige siukest olulisemat asja üldiselt öeldes. Üks on kindlasti enesekindlus. Kui sul seda ei ole, väga raske on üldse lepinguid saada, sõltumata, mis see protsent on. Ja teine asi kindlasti on usaldus. Et enesekindel võid olla, kui kliendile sa tundud kahtlane, usaldus puudub, eks ju, täpselt sama case, pakud, mis sa pakud. Kokkuvõttes võib-olla isegi lepingut ei tule, eks ju. Teine küsimus on see, et kuidas neid asju siis saavutada, kuidas olla enesekindel, kuidas seda usaldust tekitada. Ma korra küsin, kas ma hakkan sellest pihta või seal tuli küsimused veel? Räägin veel, okei, no nii. Ühesõnaga, et 4 minti ei hakka pihta. Mis puudutab enesekindlust, mulle endale see teema väga meeldib, sest et tulevad uued inimesed, teema on uus, valdkond on uus, eks ju, infot on juba palju. Ja kõrvalt on näha, et tihti seda enesekindlust väga ei ole, eks ju. Kunagi ma ise müüsin ka raamatuid täpselt samamoodi, alustad seda tööpäeva, esimesed päevad, esimesed nädalad, jube keeruline, sa mõjud hoopis teistmoodi, eks ju. Ja lõpuks tulin kinnisvaras ma olin kuskil 2-3 aastat olnud ja siis ma kuidagi sain sellele müüginõksule pihta, mis tegelikult ma arvan tähendas seda, et ma olin neid müügitsükleid niivõrd palju kordi läbi teinud, et mul tekkis väga hea ülevaade, mis see psühholoogia seal taga on. Ja ma olin neid nii palju harjutanud, et see hakkas mu kõnes, olekus, kõiges kajastuma, eks ju. Ehk lühidalt kokku võtta, kuidas saaks olla enesekindlam. Ma arvan, vastus on väga lihtne, lihtsalt rohkem harjutada. Kui me uusi ka koolitame, siis ma alati räägin neile, et neid koolitusi võib võtta 2-suguseid. Ühed koolitused on väga odavad, kontoris kolleegidega läbiproovimine ja teised koolitused on väga kallid. Need on need, mida tehakse klientidega. Kui kontoris ei tehta eeltööd ära, eks ju, minnakse klientidega proovima, see enesekindlus tuleb nii ka. Ta lihtsalt võtab natuke rohkem aega ja see hinnalipiks seal taga, see on ilmselt mitukümmend 000 eurot. Väga head mõtted. Erki? Margus ütles põhiasjad ära, hakkame siis lisama sinna kambaga juurde. Üks kindel asi minu silmis on see, et milline resumee sul eelnevalt olnud on, sest kõik kliendid ju guugeldavad ja vaatavad, mis inimene sa oled, mida sa teinud oled, milleks sa võimeline oled ja mille eest sa nagu raha küsid. Kolmas asi, mis on nagu väga tähtis minu arust meie töös, maaklertöös, on soovitused. Tihtipeale on see, et kui teil on soovitus ees,
siis on 75% tööst juba tehtud. Te vast ei pea isegi oma vahendustasu nagu rohkem kui ühe lausega põhjendama. Et tehke oma tööd selliselt, et need soovitused tuleks nii müüjalt kui ostjatelt. Ja tihtipeale rohkem polegi vaja. Ise oled selle kõige juures nagu väga teadlik, koolitatud ja enesekindel. Ja võib-olla viiendaks ma ütleks, et tõesti nagu see kontori teema, et saada selliseks maakleriks, kes hakkab teenima häid vahendustasusid, tegema palju tehinguid, ümbritse ennast sellise kolleegiumiga, kus sa õpid iga päev, kust on, kellelt õppida ja kus sind koolitatakse ja sa ei võrdle ennast ja sind kunagi ei võrrelda, nii-öelda nagu meie keeles öeldakse, kilevõti maakleritega. Et ära kunagi saa selliseks. Et on nüüd järgmistele inimestele ka mõned variandid. Okei. Lii, kas sa lisad? Ma siis jätkan siit, et kui me räägime alustavatest, siis tegelikult kõige lihtsam ongi see, et sa hakkadki ühest tehingust pihta. Sa teed sellele väga põhjaliku ettevalmistuse, sa lähed seda objekti näitama nii, et sa tead selle objekti kohta kõike ja sa võtad iga klienti, kes sul tuleb, on see siis ostuklient või üüriklient, kui sinu potentsiaalset klienti ja nemad on sinu potentsiaalsed kliendid. Kui sa teenindad neid hästi, siis on väga suur tõenäosus, et ta pöördub sinu poole. Et need on väga väikesed asjad, aga need pärast, mida tehing edasi, seda rohkem sul seda publikut on, kellele sa oled oma head teenuse ja sisu näidanud. Ja nii nagu Erki ütles ka, et lõpuks on see, et kliendid pöörduvad sinu poole, et sa ei pea seda tööd enam otsima. Ja see on kõige parem tunne ja siis see vahenduse küsimine juba eeldusel, et sa ei alusta kuskilt lati alt, aga et sinu vahendus ongi 3+, siis tegelikult ongi, et sa ei pea põhjendama enam. Nii ongi. Ehk siis kui need soovitused on olemas, just. Et keegi andis nõu, et just sind valida, siis juba vahendust küsida on oluliselt lihtsam. Absoluutselt. Ja ma lisaks tegelikult usaldusele ja enesekindlusele juurde selle, et seda saavutada, et sa oled enesekindel ja sind usaldatakse, ei piisa ainult väga heast müügitööst. Sul peavad olema taga teadmised selleks, et sa ise tunneksid ennast enesekindlalt ja et see klient saaks päriselt aru, et sul on sisu ka. See ei ole ainult puhas müügitöö. Tuleb nagu osata laveerida ja orienteeruda ka seadustes, et sa oskaksid sellele kliendile kõige parema variandi välja mõelda. Sest meie töös täna väikses kohas me ei müü ühtegi asja niimoodi, et me ei pea selgitama kliendile seadustamistest midagi, me ei pea selgitama, miks midagi tegema peab ja kes seda teha saab ja kuidas me seda teha saame ja kuidas moodi me teeme selle juriidilise tehingu. Kas me teeme kaasomanditena, teeme ennem korteriomandit või muudame midagi. Kui sa seda ei tea, siis tegelikult sa kaotad selle kliendi. Mul oli just hiljuti selline olukord, kus ma võtsin müüki ühe vanema maja. Klient tuli Tallinnast ja me lõpetasime müügitsükli, kusjuures selle juures ma rääkisin temale seda, mis ma näen, et seaduste poole pealt ja üldse võiks veel enne ära teha. Ja ta kohtumise lõpus ütles mulle niimoodi. Tead, mul on tunne, et see 4% pluss käibemaks on tegelikult liiga väike teenustasu. Saate aru, klient ütleb mulle seda, et ma küsin liiga väikest teenustasu. Väga õige. No, leping oli sõlmitud. Just. Nii, Indrek, sa teile viimasena lisada natuke. No, tundub, et mul on mulkidega mingi eriline side, et Lii rääkis absoluutselt kõik seda, mida ma tahtsin öelda ära. Ja ma võib-olla lisaksin sinna juurde selle, et teadmisi saab õpetada, aga kui inimene on ebastabiilne ja tal see enesekindlus ikka totaalselt puudub, siis on raske. Ja võib-olla mina annaks ühe väikse nipi, et eriti alustavatele maakleritele, et ma kuulen seda kogu aeg, et kõik räägivad sellest, et mis saab. Mina siis küsin, et kus sa tead, mis saab, et mine kohale. Et
miks sa kogu aeg mõeldakse, et aga mis nad minust arvavad? Mina olen näitena toonud, et mina minetasin selle teiste arvamuse juba ammu aega tagasi ja ausalt öeldes, et palju lihtsam on, soovitan kõigile ja tehke oma asja, tehke hästi, õppige, viige ennast kurssi, olge omavara professionaalid ja ei näegi midagi muud ja enesekindlus, nii nagu kõik on öelnud. Sest alguses on ikka kõige tähtsam julgus. Et kas sa astud need sammud või mitte, eks ju. Ja lõpuks, kui sa oled seal kliendi juures, et kas sa julged küsida või julge, siis ei ole ju seda professionaalsust veel selja taga, mis aastatega tuleb. Ja võib-olla mitte neid soovitusi. Mis meil veel üks hea asi on, ilmselt kaasas on brändi maine, eks. Et kui sa tuled Uusmaas, siis sul ikkagi uksed avanevad ja võetakse siit tõsiselt. Et sellele tasub toetuda eriti alguses. Ja kindlasti, et siin ma olen 100%, minul on hea võrdlus siin 5 aasta tagune ja kinnitan, et brändi vahe on meeletu. Ehk et tegelikult seda me kasutame ka, ma arvan, vähe ära. Et seda peaks julgemalt ütlema ja just nimelt ka välja tooma selle, et mis termin see kilekotimaaklerid on ja nii-öelda seda siis müüjale või ostjale natukene selgitama. Et tegelikult avama nende silmi, et need punktid, kus me sellest rääkima hakkama tulevad tõenäoliselt, aga väga paljud ei tea sellest kinnisvaraturult ja ei tea ka seda, mida maakler teeb. Ja seetläbi peabki olema julgust ja teadmisi, et seda nii-öelda inimesteni viia. Tahtsid Liin midagi? Ja ma tahtsin lisada seda, et pikaaegse maaklertöö kogemusena oli mul mingil hetkel nii-öelda taipamine. Julge peab olema, karta ei tohi, aga sellest saab üle ainult tegutsedes. Ainult ja ainult tegutsedes. No väga hea. Tulid head mõtted. Oli natuke juttu juba nendest kilekoti ja paraadna maakleritest, et me teame, et see maaklerite maine on ikka kõikuv, eks, et ta ei ole nagu kõige parem. Et palju see nüüd mõjutab see, et on igasuguseid tegijaid turule ja palju see mõjutab lõpuks vahendust ja palju solgitakse turgu, et ma ei tea, 2 maakonnas peale, et kuidas seal on? Meil maakonnas on selles mõttes üsna hästi, et kuna meil on nii-öelda kohalikke tegijaid 15 tükki, aktiivsemaid vähem natuke kui 10, kes meie kohalikus väikses turus tegutseb ja meil üldiselt me hoiame teatavat stabiilset taset, et alla 3 tegelikult väga ikkagi ei minda. Mõned sellised turusolkijad on, aga üldiselt ikkagi on 3 rohkem peale ja sõltub ja ka 10-15 sõltub sellest, kus see asi asub ja mis on selle nagu müügihind, eks ole, selle objekti müügihind. Et selles mõttes meil on hästi. On küll mõned üllatused olnud, et kui klient tuleb Tallinnast, siis tal on mingi Tallinna kogemus all ja siis ta ehmatab ära, kui me küsime 5 või 4% pluss käibemaks. Et Tallinnas mulle tehti 1, midagi, eks. Siis peab nagu selgitama, et miks see protsent meil on teissugune. Aga seda juhtub harva. Hispaanias on maaklerid kokku leppinud kõik omavahel, et vahetustasu on 5% ja lähed sa suurde või väiksesse büroosse, saad ikka ühe selle sama vastuse ja käibemaks käib sinna lisaks. See ei ole ka väike seal. Et ma ei tea, kas on võimalik kuidagi jõuda meil ka selleni, et me Uusmaas alla 3 tööd ei teeks või ikkagi see turg meid segab täna? No mõnes mõttes ta segab nii palju, kui me laseme sellel ennast segada. Et lõpuks on see, et ega me nende 1% maaklite vastu anyway ei saa. Ja see ei ole ainult ju mitte kinnisvaras, see on igas valdkonnas, kus iganes teenuse valdkonnas lähed, see on. Aga lõpuks on ju see, et aga võib-olla seda klienti sa ei tahagi endale kliendiks, kes sellist aru ei saa, kes tahabki seda 1% maaklerit ja siis ütledki, et okei. Et võib-olla siis me otsimegi neid inimesi, kes saavad meie tööst aru, mida me päriselt teeme, et see ei ole ainult vahenduse küsimine ja kuulutus üles panemine. Et mulle kuidagi tundub, et selliseid kliente on nagu rohkem turul. Ja loomulikult, nii nagu enne rääkisime ka, Liir rääkis ka, et sa pead andma lisandväärtust sellele, et see ei ole lihtsalt see, et sa näitad objekti, eks, et see seadusandlus, sa pead võib-olla mingit äri väga spetsiifiliselt tundma, et sa päriselt võidad selle kliendi aega
ja lõppkokkuvõttes ka raha, et see kõik on tegelikult otsuse küsimus. No Indrek, räägi nüüd sina, siis ma olen viimane siin. Nojah, vot tegelikult on hea just sellest vaatevinklist rääkida, et mäletan, kui ma ise alustasin, et millised tol ajal võib-olla need teadmiste hulk oli, milline ta nüüd on. Ma arvan, et turg paneb selle mingil hetkel ise paika, et rumalaid inimesi tegelikult see äri varsti enam ei salli. Ja ega sinna midagi ei olegi parata, et tegelikult, et saada nad turult minema, tuleks alustada sellega, et tuleks seda maakleri tegevust natukene paremini reguleerida, kui ta praegu on. Ja siis me saame nad minema, et siis ka need, kes eelistavad seda 1% mingil põhjusel nii-öelda mõtlevad ümber, sest tegelikult sellise 1% tehingu tegemine kätkeb endal müüjale ka päris palju ohte, et tegelikult just natuke aega tagasi lõppes üks tehing, mille ettevalmistamisega ma tegelesin, ma arvan, 3 nädalat kaasates sinna ka ühe vandeadvokaadi. Ja nüüd on see tehing ilusti, täna ma istun siin, mul on südarahu, ma ei pea seal notaris olema, kõik on ilusti ära tehtud. Aga ütlen päris ausalt, et see on üks keerulisemaid üldse minu kogu karjääri jooksul, sest ostja võttis ennast enda esindajaks, kes üldse käis vaatamas ka ühe advokaadi ja sealt läks nali lahti. Ehk et ühesõnaga, sa ei saa olla rumal, sa pead seda tegema professionaalselt ja selgitama seda, et mida sa teed. Ja üks väga tähtis küsimus on selles, et me räägime, et mida me teeme, aga räägiks sellest, miks me seda teeme. Et mitte lihtsalt, et kuule, et ma olen juriidiliselt väga pädev, aga too talle näide, räägi näidetega ja see toimib. Hea mõte. Nii, Margus, palun. Ja nende kilekotimaaklerite koha pealt, jällegi, kui me räägime soovituspõhisest kliendist, ma arvan, seal pole üldse mingit juttu, eks ju. Neid isegi ei võeta jutule. Kui me räägime näiteks tavakasutajatest, need kindlasti on kokku puutunud, et keegi ütleb 500 eurot teen ära, eks ju. Ma isiklikult neid ei näe konkurentidena, sest kui pakutakse nii madalat hinda, siis ilmselt midagi muud pakkuda ei ole. Ja lihtsalt vaadates Uusmaa kaubamärki, vaadates seda, mida meie saame kliendile pakkuda, rääkida, teha, eks ju, see on öö ja päev. Et kui kliendile on oluline saada hea hind, turvaline tehing, eks ju, ma arvan, seal küsimust pigem ei ole. Küsimus pigem on siis, kui on mingi tuntud büroo vastas, kes küsib, ma ei tea, 2,1,5, eks ju, et siis ta on siuke teema, et peab nagu klienti rohkem, ütleme, veenma. Kuidas ära lahendad selle ikkagi, lähed koha peale, räägid oma lepingu lahti või mis viis on siis selle konkurendi vastu nii-öelda, mis toimub? No ütleme nii, et koha peal peaks igal juhul käima, et seal sõltumata, mis objektiga tegu on, et üldse midagi pakkuda, et üldse numbritest rääkida, vahenduse puhul, eks ju, üks on vahendustasu, mis me küsime, teine on ka müügihind, millega me müüki paneme, eks ju. Silmad kinni mingeid numbreid lubada välja lõigata, see ei pruugi tulemus olla, mida klient ootab. Et selles mõttes kohal käimine kindlasti on A ja O, sellest peaks alustama. Ja sealt edasi, et saada see objekt endale, eks ju, usalduse loomine. Lubad, et jõuad kell 10 kohale, ole kell 10 kohal, eks ju. Ole ilusti riides, T-särk, ei ole ilmselt parim variant, mida kanda. Et tuleb klient kontorisse kohtumisele, ettevalmistus, harjutamine, kõik see, et see klient tunneks, et ta vastas istub spetsialist ja kui rääkida näiteks turundusest, mida Uusmaa, ma arvan, teeb väga-väga hästi, siis see peaks olema ka põhjalikult ettevalmistatud. Klient küsib küsimuse, eks ju, ma võin ise ka KV-sse kuulutuse panna, et sa pead teadma, mis sa vastad, mitte et siis tekib hetk, et oi, et aga meil on tasemed ka, on. Aga jah. Erki. No mis ma lisan? Kui me nende paraadna maaklerite juurde korra tagasi tulema, ma mäletan, et kui ma ise tulin päris ammu kinnisvara karjääri tegema, siis ma põrkusin sama küsimusega, et ennem kui ma selle sammu tegin, et minust saab kinnisvara maakler, hea maakler, siis ma mõtlesin selle peale, et ma räägin Tallinna kontekstis, et siin on ju mustmiljon maaklerit, aga nähke seda positiivselt sealt. Ma ei taha pahasti öelda, City inimesed teavad, mida ma arvan, aga 80% Eesti turul tegutsevatest maakleritest on totaalsed imbetsillid. Ja mõelge nüüd seda, et kui kõik Eesti turul tegutsevad maaklerid oleks sama head, kui me kõik Uusmaas oleme, mõelge, kui raske meil siis oleks. See, et meil on kõva konkurents ja enamus on
jopskinid on ju. See aitabki headel maakleritel särada ja oma asja hästi teha ja soovitusi saada. Et jätkake seda rida. Ma lisaks sellele juurde, et ma eile just näitasin korterit, üks välismaalane käis vaatamas. Tuli kohale ja kõigepealt 5 korda tänas mind, et ta saab korterit vaadata. Siis ma mõtlesin, et huvitav, et siuke tänuavaldus, et millest see tuleb siis, eks ju. Ja ütles, et ta ei tea, et kas see on sellest, et ta räägib inglise keeles või mis, aga reaalselt tal on nagu üpriski võimatu kohtumisi kokku leppida, et ta kõnedele ei vastata, e-mailidele ei vastata, mingi maakler lubab kohale tulla ilmu kohale, eks ju. Et see on see ilmselt 80%, eks ju, millega me vastamisi oleme. Mina võib-olla siia veel kiiresti lisaks selle, et ma räägin ühe oma loo, et kui ma siin 10 aastat tagasi alustasin selle maakleri teemaga ja siis ma mäletan väga hästi seda ühte lepingut, mida ma enam kunagi ei ole sellisena sõlminud, mis oli protsent 1,78. Ma olin ka kaval, ma lõikusin seibidega seda koerasaba. Ja siis, kui ma olin selle endale müüki saanud, ma olin üliõnnelik. Ma mäletan, see oli kas mu 2. või 3. leping. Ja tegelikult siis ma ise ütlesin selle lepingu üles nädala aja pärast, sest minult suhtuti, nagu ikka suhtutakse odavatesse asjadesse. Ehk ma olin, ütleme niimoodi, et mul oli väga keeruline ennast vaos hoida selle inimesega koos olles. Ja siis ma pidasin vajalikuks, et lõpetaks selle piinarikka suhte ära. Ja rohkem ma enam selliseid lepinguid ei tee. Väga hea, väga hea. No, üks teema on muidugi selline kliendi esindamine üldse ilma lepinguta. Et ma ei tea, ma arvan, et siin seltskonnas ei ole vist neid inimesi, kes täna ilma kirjaliku maaklerlepinguta kliendiga suhte looks, eks. Ikkagi kirjalik leping, eks ju. Aga on teil mingid näited oma ajaloost, et kus see leping on jäänud sõlmimata ja siis see tasu on hakanud kõikuma seal viimasel hetkel, et või üldse jäänud ära, et ilmselt on kellegi näited? Ma võin alustada, jah. Ma karjääri alustasin, võib vist välja öelda Overhausis ja seal koolitus väga palju ei olnud, ütleme nii, et pidi nagu ise leiutama. Ja esimene mõte, mis pähe tuleb, eks ju, ma küsin vähem vahendustasu. Klient lepingut teha ei tahtnud, eks ju, ja nii need esimesed objektid läksid. Esimene objekt, täitsa esimene, mis mul ära tuli, oli 1%. Ja seal see protsess nägi nii välja, et ostja tuli korterisse, müüja oli koha peal, vaatas üle, kõik sobis, müüja seisab ühel pool, ostja teisel pool, ostja vaatab mulle otsa, küsib, tahaks korteri ära osta, mis nüüd saab? Ja mulle ei olnud õrna aimugi. Aga see veel läks hästi, sealt ma sain oma mingi 1% 1000 eurot kätte, eks ju. Teisi näiteid oli ka, kus ma tegin neid lepinguid, panen objekti müüki. Ma isegi ei mäleta, ma vist siis juba tegin häid pilte ja maksin fotograafile tasu, eks ju. Läheb 6 aega mööda, huvilisi pole, vaatan veebis, ohoo, teine maakler müümas sama objekti, eks ju. Ja nii ta läks, vahel sain tasu, vahel ei saanud tasu. Ükskord tuli klient kohal, hakkas hinda tingima ja müüja tingis hinda mu vahendustasu arvelt, eks ju, lepingut ei olnud, mitte midagi ei olnud. Jube keeruline oli. Jube palju tööd tuli teha, samas raha ei tundnud. Ma võtan siit kiiresti, sa nüüd kütsid mind ka siin üles. See on väga hea teema, et sinna peaks üks juurde tulema. Et mul oli selline situatsioon, maja maksis 640 000 ja planeerisime seda müüa kuskil aasta. See oli ka aasta mingi 2010, et umbes tollal väga harva selliseid asju osteti. Ja ennäe, mul oli just seal kõik 3,5% pluss käibemaks ja kõik korras. Ja esimene vaataja, kes tuli kohale kabriolett Bemmiga 3 päeva enne jaanipäeva ja ütles, et ostab ära selle, mis talle meeldib. Aga üks tingimus on see, et ta saab seal jaanipäeva pidada. Meil ise 3 päeva on aega. Ja siis üks väga tuntud inimene vaatas mulle otsa, ütles, et tead, ta kõik organiseerib ära, aga nüüd ta mulle seda vahendustasu küll seda nii palju ei taha maksta, sest ma ju ei teinud midagi. Mina siis vaatasin talle üllatusele otsa ja ega ma talle midagi vastu ei öelnud. Siis ma küsisin ta käest sellise küsimuse, et aga Peeter, et mis sa teed selle mööbliga? Ta ütles, et tegelikult, et ma tahaks seda nagu ikka selle ostjale jätta, aga selle eest ma tahan raha. Ma ütlesin, aga kui ma selle eest raha saan, siis sa maksad mul ikka kõik välja. Meil oli leping olemas. Ja ma ütlesin, et jah, naeris 40 000 veel juurde. Ja midagi on teha. Ma müüsin ka selle mööbli 40 000 ära ja sain oma vahendustasu kätte. Et kibedus oli küll alguses, aga pärast sai ära ilusti
finišeeritud. Okei. Veel lugus äkki, Erki on kindlasti alguses ka. Ma nüüd pean pettumuse valmistama. Mul ei ole ühtegi ämbrit näiteks tuua. Ma olen eluaeg ainult lepingutega teinud ja Algusest peale. algusest peale, jah. Ma olen selle käekirjaks võtnud, et tark on ju teiste vigadest õppida. Mis ma neid vigu hakkan ise siis tegema. Et ei ole pidanud põrkuma. Ja sellega, et müüsid nii ruttu, on ju. Ma küsiks kliendi käest, aga sa tahad mind karistada selle eest, et ma sul kiiresti tehingu tein. Tahad selle eest mind karistada? Ja üks teine hea küsimus on see, et kaua sa tahad, et ma müün seda? Mina olen küsinud, et kaua sa tahad, et ma müün, et ma võin öelda, et oodaku kuu aega, et kas see on piisav? Ja siis ta vaatab siukeste suurte silmadega, ütles, ei no tegelikult ma tahaks ikka valida. Noh. Väga hea. Nii. Ja mul on üks olnud, aga leping oli olemas, lihtsalt inimene väga kirju minevikuga ja... Lahus ära? Jep. Tuleb tuttavat ikka vahest. Siiamaani ka tunde. Ja kui nüüd linnas näed, siis ta nagu ei tunne ära nagu. Ja, et vahel võib ka nii olla, et sul on leping, aga üldiselt, ja ma tean, see oli ka minu viga. Ja järgmine kord, kui see asi on, siis kindlasti ei ole, et ta kuidagi mul nihverdas seal sinisilmne näimne, nagu ma olen. Mõtlesin, et kõik sobib ja tegelikult seda oleks saanud teistmoodi teha, aga vähemalt ma sain aru, mis see viga oli, et seda järgmine kord nagu ei tule. Ja tasud võtate kõik notarisena või kuidas teil üldiselt? Et ikka notarilepingut. Või siis ikka ette. Või ette. Ma olen alati võtnud notaris. Kõik jääb alati läbi notari. Sest et see on kõige kindlam viis, kuidas maakleril see vahendus nagu... See ei pea kellegi käest küsima, et kas sa oled kande ära teinud, millal sa kannad. Kõik tuleb otse notaris. See on kõige lihtsam, kõige... See kanne kindlalt ununed pärast. See on ka väga... Ei unulda midagi. Meil on kallis. Me võtame vahel tehingust, vahel peale tehingut. Seni on okei olnud. Liiv, mõni näide? No, müügivahenduste puhul ma ei ole mitte ühtegi vahendust ilma lepinguta teinud. Mitte ühtegi ja sealt ei ole tekkinud ka olukorda, et inimene ei maksa. Ja kusjuures on olnud olukord, kus inimene maksis juurde heast südamest. Et kui siin enne käis see jutt, et võib-olla keegi tahab juurde maksta, siis mul üks kord on selline olukord olnud, kus üks arsti pere maksis mulle juurde. See küsib vähe. See tuleb mitmest kohast välja. No, on väga head kliendid olnud. Aga üürivahendustes küll püsikliendid, 11 aastat püsikliendid, ei hakka sinna seda lepingut vahele tegema, sest ma usaldan neid, nemad usaldavad mind. Nende portfell on kogu aeg minul olnud. Seal natukene nagu oleks imelik iga kuu hakata nendega uut lepingut tegema uue üüripinna peale. See pikaajaline leping. Aastateks. Ja, selles mõttes küll. Aga tahtsin midagi lisada, nüüd ma ei mäleta. See oligi sul tegelikult hea näide sellest heast suhtes kliendiga, et ta on nõus sulle juurde maksma. Et see ongi see, mille nimel me tegelikult, see klient soovitab sind põhimõtteliselt forever on ju. Et ma toon ka hea näite. Ma müün, nüüd on müüdud juba, müüsin ühte arendust, kus oli hästi palju kinnistuid. Ja ma teen alati koostööd. Meie enda Uusmaa üks kontorimaakler tõi mul kliendi, loomulikult ma teen 50-50 ja minu klient siis nägi alles notaris, et teine maakler on ka veel tehingus. Kõik väga fine. Ja pärast rääkisime omavahel, et jah, et muidugi ma teen koostööd, ma jagan on ju, sest et kiiremini saaks sul asjad ära müüa. Ja siis ta ütles mulle, Erki, ma olen nii rahul kõigega. Väga hea, et sa maksid 50% ära vahendusest. Ma teen selle 50% sul omalt poolt preemiaks, et sa ei peaks midagi kaotama. See on see hea kliendi suhe. Üks klient tuleb hoida. Väga hea. Oli natuke juttu sellest isiklikust brändingust, et kui palju te täna vaeva näete sellega, et olla pildis ja kui tähtis osa see nüüd on selles, et saada seda kõrgemat vahendust ka, et kui te olete nähtavad ja olete kuulsad. Erki, alustad sina. No, väga tähtis. A ja O. Et see hakkab ju, see usalduse loomine hakkab kõik sellest pihta, et ega... Palju sa postitad nädalas midagi? Ma räägin alati City's ka, et
tegelikult miinimumpostitus või sihuke hea maitse postitus on 2 postitust nädalas. Et sa ei ületa seda piiri, et sa ei viska inimestele üle, aga sa oled kogu aeg neil meeles. Eks see on sama võrdeline, et ka mingid artistid, meelelauduslikud artistid, et kui ta esinemisi ei tee, ennast meelde ei tuleta ja pildis ei ole, siis ta lõpuks ei telli keegi, sest et sa ununed ära inimestele, et sa oled oma ala spetsialist. Maakleritega on ju tegelikult täpselt sama lugu. Et see pildisolek on hästi tähtis. Pildisolek sotsiaalmeedias, aga ka pildisolek väljaspool sotsiaalmeediat ja kuidas sa seal pildis oled. See on minu enda mingi sisemine reegel ja siuke käekiri on see, et ma läksin üks päev kontorisse teksapükstega. Mu kolleegid tegid märkuse ja ma ei räägi praegu sisust. Et polegi näinud siit mitte kunagi teksadega. Et see on minu nagu reegel, et kui ma lähen, ma ei tea, objekti näitan, mul on auto on puhas, ma olen viisakalt riides, mul on turundusmaterjal kaasas. Ma tean sellest objektist nagu rohkem kui see omanik on. Et see on see alge, mille pealt tekib see usaldus. Et see on ka pildisolek. Et sa oled heas mõttes pildis ka ostjate jaoks, millest tuleb ka soovitusi. See pildisolek on hästi tähtis. Igapäevaselt tuleb sellega tegeleda. Muidu sa võid ise enda sisimas olla nagu, ma olen ilgelt hea maakler, aga keegi ei tea ju. Ja käibe sinna väljandu ka. Olge pildis. Ma siin natukene võtaks seda pildi hoogu maha. See on nüüd üks teema, mis mulle alati nagu ülimalt meeldib, kui müügiinimesed hakkavad rääkima sotsiaalmeediast, SMS-idest, Messengerist suhtlemisest ja meili teel müümisest. Siis mina olen alati küsinud, et kuidas sa hambaid ravid meili teel. Tegelikult mina täna näiteks ei panusta väga üldse sotsiaalmeediasse, jah, ma olen seal olemas, aga ma väga suhtlen oma tuttavatega ja osalen üritustel, võib-olla kus teinekord väga ei viitsigi osaleda. Näiteks eile õhtu kella 1-ni ühes sigariklubis. Ausalt öeldes, et silmad juba jooksid vett, aga said 2 kontakti tegelikult ka. Ja näed, täna ma olen siin, magasin küll kella 12-ni ja tegin ennast korda, tulin siia. Aga see oli väga vajalik, sellepärast, et ma olen sealt saanud endale päris palju kliente ja samamoodi selline sotsiaalne tegevus, sotsiaalne suhtlus, nagu sina rääkisid kunagi sellest spordiklubist. Ehk et sealt minu kliendid tulevad, a la motoklubid, autod, kõik, kes on, nad teavad mind, nad on minuga koos olnud hoopistükkis vavamas vormis ja nad pöörduvad minu poole. Hindrek, kaua sa maakler on? 2009. aastast. Okei, selles raskeks arutame. Läheb jah. 15 jah, nüüd saab tegelikult lõpsti täis. Ma arvan, et kui sul on 15 aastat nagu kogemus, siis sa võid lubada endale ka seda, et sa ei ole kogu aeg sotsiaalmeedias pildis. Sul lihtsalt on juba nii palju klientuuri ja sul on need muud võimalused, aga esialgu kui alustades ikka, see on must be, et siin ei saa üle ega ümber liiga sa... Sinna võtad lisada lihtsalt selle teise televisiooni juurde. No ütleme, sotsiaalmeedia on natuke tundlik teema minu jaoks. Ma võiks seal kindlasti väga palju parem olla. Ma teen neid asju kuidagi, ma küll planeerin neid, aga see ei tule mul kergelt. Et ma, jah. Küll ta tuleb. Lii, palun. Aga sul on ju see, et sa teed neid tehinguid ja need kliendid jäävad kõik sul alles, et on juba kõige parem see bränding. Pildis tuleb olla, et ma ühtin siin sellega, et tegelikult inimestel läheb mingil hetkel meelest ära. Neil võib isegi su nimi meelest ära minna. Et sellepärast sa pead ennast tuletama meelde. No sul on see ilus pilt seal kohe, kui Viljandi linna sõidad, siis on Lii pilt kohe. Sul pole võimalik nagu mööda vaadata. Ja see mõjub, see lihtsalt väga hästi mõjub. Igal pool, kuna mul on ka teatud äripindade klaaside peale kleebitud meie uusma kenad plakatid, siis iga uus klient mainib seda. Ma nägin sind seal nurga peal või seal nurga peal. Sa oled olemas. Et see on oluline, jah. Sotsiaalmeediaga on niimoodi, et mina suhtun sellesse ka võib-olla natuke ei jõua, kui sa teed nagu sügavalt maakleri tööd ja veel pead juhtima mingit kontorit ka, eks ole. Et siis sa ei jõua seda sotsiaalmeediat nii sisuliselt teha, nagu siin täna see
teine esineja rääkis, eks ole. Aga ma olen tähele pannud, et isegi kui mingi väike asi tegelikult tuletab mõnele inimesele meelde, et oi, ma saan sinu käest seda küsida, et sealt võib hargneda juba midagi väga olulist. Okay. Margus. Jah, ma olen väga nõus, et see aitab kaasa. Ma olen ka sellega nõus, et saab ka teistmoodi, kui sa oled pika staažiga inimene kinnisvara valdkonnas, eks ju. Aga isegi siis, kui sa oled pika staažiga, ta kindlasti aitab kaasa. Lihtsalt alustades ta on kindlasti nagu must be, sellest ei saa mööda vaadata. Ma ise olen ka pigem halb näide, et ma võib-olla liiga pikalt sellest ei räägiks, aga ta kindlasti aitab kaasa. Ma olen postitanud, ma ei saa öelda, et iga kord, aga vaata, et peaaegu iga kord, kui ma postitan keegi, mulle midagi kirjutab, küsib või pöördub, eks ju, et igal juhul toimib. Väga hea. No, digitaliseerimine, see on nüüd suur areng, on ju. Ehk siis ChatGPT ja AI, need on meie elus, et vaatasin see LinkedIni esinemine oli samal ajal panin see ChatGPT-sse, et kui ma tahaks LinkedInis olla esile, et mis ma tegema peaks. Sealt tuli kohe 9 asja täpne programm, mida ma kõike võiksin teha, et olla siis LinkedIni number 1, et ilmselt kui ma neid järgiks, võib-olla seda teenust nii palju vaja ei olekski, eks. Et see robot on ja ütleb ja räägib päris asjalikku juttu, eks. Et kuidas nüüd seda robotimaailma enda kasuks tööle panna, et kuidas te kasutate seda ja milliseid võimalusi näete, kes üldse kasutate? Ma võin otsa lahti teha, et mina kasutan, tegelikult kasutan igapäevaselt, on meeletult hea ideede generaator, aga lõpuks on see, et sa need asjad ise pead nagu ära tegema, et sa võid... Sa saad mingi 67%, et see ei saa ikkagi täis. Absoluutselt, ja lõpuks on see, et ta toodab sul meeletus koguses, aga sa pead selle läbi töötama ja sa pead selle tuuma sealt enda jaoks välja võtma ja siis lõpuks sa pead neid asju tegema, et ega kui ta ütleb sulle, et LinkedInis tee neid 9 asju, siis sina päriselt pead neid asju tegema, et tema neid ära ei tee. Aga nagu praktilise poole pealt tõlked, ütleme siis visuaalide loomine, mis enne oli väga ajakulukas ja ka rahaliselt kulukas, siis see pool on täiesti ära kadunud, et ja see potentsiaal seal on väga lai, aga ma saan ka aru, et ma tegin EBS-i juures ühe väikse kursuse, et see nõuab süvenemist ja see kiirus, millega need asjad nagu edasi liiguvad, see on nagu meeletu, et sul on niisugune tunne, et sa oled nagu rongi viimase vaguni staarad nagu kinni, et kas sa nüüd jõuad või ei jõua, et tegelikult tasub sinna panustada ja need asjad enda jaoks tööle panna ja mina näen meeletut ütleme siis potentsiaali just mingite tegevuste automatiseerimises, mis muidu nõuab absoluut kalendrisse vaatamist ja mingi tegevuse tegemist, aga neid asju tegelikult on, mida saaks niimoodi lasta sellel AI-l ära teha, aga ma ei ole sinna veel jõudnud. Ma tean vähemalt, et ma olen nii kaugel, et ma tean, et see asi on olemas. Nüüd järgmine samm, et ma pean selle välja uurima, et kuidagi siis ellu rakendada. Okei, keegi tahab midagi lisada, Erki? Ma tahtsin lisada seda, et ma olen selles mõttes ikka vanakooli mees. Mul on see, nagu paljud viskavad nalja, mul on kalender, pabermärkmik. No, kalender, pabermärk. Sest et mul on vaja autoroolis panna mingeid asju kirja ja saata meile või mida iganes, aga kui mul telefon heliseb, siis mul vaja telefoninumbrit kirjutada, see märkmik töötab ideaalselt. Aga ma tean, et mul assistent kasutab seda AI-d tekstide genereerimisel ja seal on kindlasti väga palju abi. Ma ise ei ole seal väga tugev. Ma olen ühe korra selle ette võtnud ja küsisin sealt selle traditsioonilise küsimuse käest, et kuule, kumb oli enne muna või kana? Ja ta vastas mulle, et loomulikult muna, aga see ei olnud kana muna. Aga sellest on kindlasti kasu, et kasutage. Vaata, see on ohtlik mõnes mõttes, eriti kes kasutavad seda tekstide tegemisel, et ta genereerib hästi sellise hea teksti ja sa pead olema valmis siis seda esitama ka laivis. Ja kui sul ikka kinni kiilub ja sa neid ei tea isegi neid mingisuguse võõrsõnu seal, siis tegelikult on see paha. Eriti kehtib see noorte alustavate maaklite kohta, et kui ma teinekord mõnda teksti olen lugenud, siis vaatan, vau. Sa võid lasta ka selle lihtsamaks teha. Ei, seda küll ja, aga sa pead kriitiliselt suhtuma ikkagi isiku pärast. No täpselt niimoodi. Ma tahtsingi sinna jõuda, et tegelikult sa pead ikka tark inimene olema. Aga tavaliselt targad inimesed kirjutavad ise. Okay. Väga hea, ma praegu vaatan, et meil on 7 minutit veel jäänud, et äkki on ka mingi küsimusi tulemas. Paluks võib-olla ennem küsimusi
kõigile öelda 3 asja, mis on kõige tähtsamad, et saada head vahendust. Mis need 3 asja meil meelde võiks jääda sellest paneelist? Ma ütleks ühe. Paku Ma üks. ütleks ühe, mida ma siin vahepeal ka mõtlesin, et kui õnnestub, siis ma pistaks kuskile selle mõtte. Et tegelikult peab toimuma enda mõttemaailmas väike muutus. Et kui sa oled seal vastamisi kliendiga, kes ei taha sulle seda vahendustasu maksta, mida sa küsid, siis sa peaksid mõtlema, siis mina mõtlen nii, et ma kindlasti leian kliendi, kes on nõus mulle seda vahendustasu maksma. Miks ma peaksin oma aega andma temale, kes ei ole nõus seda aega kinni maksma? Ma leian järgmise kliendi ja tema maksab mulle ja ma saan selle vahendustasu. Vahest tuleb lasta kliendile ka natuke järgi mõelda. Kas sa olid seda väärt või andeks ja mitte öelda kohe, et okei, ma tulen kaasa. Ma siit kohe jätkaks, et tegelikult ma ütlen ainult ühe asja, jää endale kindlaks. Kohtusin juulis ühe majamüüjaga, ei sobinud talle vahendustasu. Helistasin talle kogu aeg. Eelmine nädal, vaid üle eile tuli allkirjastatud leping ära. Ma rahulikult ootasin. Ma ei teinud mitte midagi. Palju vahendused oli? 4. Ja ta ütles, et ta saab igalt poolt odavamalt. Ma isegi ei hakanud sellele enam vastama, sest ma olin juba korra rääkinud. Ma pidasin seda täiesti ebavajalikuks. Jah, super. Margus. Ma võib-olla jätkan, et siis ühe sõnaga 3 asja. No ma natuke kordaks ennast, mis ma varem ütlesin, et ma arvan, kõige olulisem on endiselt see, et kui sa seda esitled, ma ei tea, räägid turundusplaanist, räägid vahendustasudest, eks ju. Kui sa oled seda läbi harjutanud, siis ta tuleb kergemini ja sa oled enesekindlam. Ja lihtsalt nii lihtne ta ongi. Harjutamine, eks ju. Teine asi, mis ma veel välja tooks, see müügitsükkel toimib hästi. See võiks olla siuke KVC, kus pihta hakata, eks ju. Ja teine asi, mis ma välja tooks, on see, et kunagi olime Remaxi kaubamärgi all, siis oli üks tubli maakler, Mikk oli ta nimi, Mikk Vännamets, kes hullult tahtis müügitsüklit muga harjutada. Me olime teistes kontorites, ma ei tahtnud temaga harjutada. Ja siis ta käis mulle, ma arvan, mingi 3 korda küsis, lõpuks mõtlesin talle, et okei, et mingi, ma ei tea, kell 7 või 8 hommikul kontoris tule kohale, eks ju. Et vaatame, kui väga siis tahab, eks, kas viitsib vara ärgata. Kuid tuli kohale, paberilehed kaasas, enda müügitekst ees, ütles mulle, et teeme seda müügitsüklit läbi. Et kui ma teen müügitsüklit sulle, pane kirja, mis ma teen hästi, mis ma võiks paremini teha. Ja kui saadad mulle, et ma teen samasuguseid märkmeid, eks ju. Ehk see on nagu minu meelest hästi hea näide, kuidas sa püüad areneda. Turg muutub kogu aeg, kliendid muutuvad, AI värgid tulevad juurde, eks ju. Et on mingeid asju, mida sa võiksid võib-olla tulevikus juurde lisada, vaadata, kuidas teised teevad, saada mõtteid. Ehk korda seda, mida sa oskad, õpi juurde kogu aeg. Ja 3. asi, kliendi kohtumine tuleb, ole ette valmistatud. Iga objekt on erinev, iga klient on erinev, eks ju. Ära mine vana rasvadat, vaata üle, klient tuleb, kõik tipp-topp, enesekindel, usaldus, kõik olemas, leping käes. Tegelikult on ju see, et müügitsükkel annabki sulle selle enesekindluse. Sa ju tead, mis hakkab juhtuma seal korteris. Sa ise juhid seda vestlust ja ohjad olukorda, et sealt see kindlus tuleb. Ta aitab seda hirmu ära võtta, et sa mõtled, et huvitav, et mis see klient mulle öelda võib, eks ju. Šansid on, et kui sa seda läbi oled proovinud mitu korda kolleegidega näiteks, siis see, mis klient ütleb, sa oled seda ka juba läbi proovinud. Et ta tavaliselt mingit jalgratast ei leiuta seal, eks ju. See on juba mingi vastuväide, mida sa oled kuskil kuulnud. Okei, üks sõna veel, kes tahab öelda? Mõtlen nii palju, teil peab olema skript peas, hea skript, kui tulete kohale. Me just tegime Citis koolitust. Ma näen, mul on ainult 3 minutit, ma tahaks tegelikult 35 minutit rääkida. Aga see enesekindlus, väga tähtis asi, aga see, et sa oled ette valmistanud ja sul on skript, et sul on tegelikult klient, sa ennetad kõiki kliendi küsimusi, ka siukseid küsimusi, mida sa tead, et klient ei tule selle pealegi, et ta võib küsida, aga kui ta küsib, sul on vastus olemas. Sa räägid talle kõikidest ohtudest, mis sa võid ära hoida, sa räägid, mida kõike sa nagu teed oma teenust pakkudes, mida ta ise ei ole võimeline tegema ja mida need, paraadnamaaklerid ei oska teha. Et kui sul on see skript nagu väga hästi harjutatud ja peas, rohkem polegi vaja. Ma ütlen ka siis. Eeltöö. Ja. Ma ütlen nii, et harige ennast ja avardage oma silmaringi, käige kunstinäitustel, lugege raamatuid, et tehke ka natuke tööväliseid asju. Tänu selle te leiate klientidega teistsuguseid kokkupuutepunkte, mis seovad seda emotsionaalset sidet nendega. Et ma ei tea, kui sa lähed kas või
kliendi koju ja tal on Monet seina peal loomulikult, et paned tähele. just, et see aitab nagu nii palju kaasa, et sa ei ole lihtsalt nagu, sa ei ole tavamaakler ja sa ei müü ruutmeetrit, aga sinus on nagu nii palju rohkem, et seda kliendid hindavad. Suurepärane, aitäh. Ma vist, kas on küsimusi äkki, et siis ühe või 2 küsimust jõuaks vastata, et kas nii näen seal üks käsi ja palun. Kuidas olla kindel selles, et tead rohkem kui omanik tema olukorda? Kasuta arhiivi. Kasuta registreid. Nad ei tea isegi seda, mis ehitisregistris kirjas on. Vaata pööningule, roni ise sinna, vaata keldrisse, räägi naabriga, vaata, mis õhksoojus või mis tehnika seal on, tee sellest piltkuid ja seal on QR-koodid. Võtad, et sellest läheb kodulehele, vau, Panasonic, vau, mitu kilovatti, kõik olemas. Ma ütleks nii palju ka, et hea on teada hästi palju, aga ma arvan, see ei ole võistlus, kumb rohkem teab, et sa ikkagi müüd midagi muud, kui ma tean su majast rohkem, kui sa ise tead. Tuleb kasuks, okei, dokumendid, kas on olemas, kõik see, aga vahendus on ikkagi turundus ja kokkuvõttes müügihind, mis sa talle välja kaupled. Räägimata, et ilmselt kõige tähtsam on ikkagi saada hea kontaktiks, et oleme inimlikud ja meeldivad ja märkame seda klienti ja oskame siis tunnustada teda, peegeldada ja siis olla ka abiks professionaalselt. Et küll siis ka see vahendus tuleb. Aga ma vist tõmbaks joone alla, et ma tänan kõiki. Oli tõesti jälle tore ja aeg läks nii ruttu, et umbes pooled küsimused jäid vastamata. Aga mõnus, aitäh! Vau, selline suur aplaus. Nagu ikka, alati jääb see aeg liiga lühikeseks, et see paneeli pikkus võiks olla oluliselt pikem. Veel kord suur tänu kõikidele, kes tulid siia oma teadmisi jagama. Kulda, puhas kulda tuleb siin. Janus, aitäh sulle. Aitäh sulle. Sealt poolt tuleb. Aitäh, Mets. Jättes samas vaimus. Aitäh. No nii, aitäh meie spetsialistidele ja nüüd jõuame meie suure üllatusena. Kes on meil